hoopis kaardi, see kodust hotellitoas. Sellega saab ka siin laadides siis aktiveerida laadimine. 2 režiimi, on ecorežiim ja siis priority režiim. Üks on kallim, teine soodsam, nii et ei ole, siis võime kasutada soodusrežiimi. Aga ma sain aru, et kuna meil on hotellituba siin võetud, siis külalistele on laadimine tasuta. Nii et näitan kaarti, aktiveerib siis laadimisloa ja Eco on aktiivne, hakkas laadima. Vaatan ka autosse ka. Nii roheline tuli põleb ehk laeb. Võtame siin üle. 54 kilomeetrit siis tunnis ehk 10 kilovatti on hetkel laadimisvõimsus. Näitab, et kulub 2 tundi siis, kuni see hübriidi aku saab täis. Aga nii lihtne see ongi. Hotellitoa kaart, aktiveerid laadija ja saab auto laadima panna. Siin ei ole ainult minna, siin on juhtmed järgi, et selline tore võimalus tasuta laadida siin akut. Nii pikk koridor. Muusika mängib kuskil. Aga jõudsimegi Luxone hotelli Kollerslagi ja muidugi juba kiiresti pakkasime asjad lahti. Siin on selline dušikabiinike ruumikene. Siis on siin WC, selline kõlar on laes. Saab muusikat kuulata. Nii, siin on siis voodi. Siin on ka ägedad lülitid. Siis on kardin elektriline. Tulime sisse, liikus lahti. Ja äge on see klaassein, mis on sinna magamistoa ja duširuumi vahele. Nii, aga ma lähen korra välja, näitan, kui äge siin väljas on. Otse astud õue. Näitan korra väljast ka seda hoonet. Selline siis kahekordne. Tagapool on kõrgemad majad. Siin on selline. Näitan korra lastetuba ka. Tegelikult lastetuba on täpselt samasugune. No juba multad käivad, kutt istub siin rõõmsalt. Panite mõssi kinni või? Jaa, mõssigas. Aga see voodi on nii pehme. No, lihtsalt ma ütlen teile, et need voodid on kõige paremad. No näed, kohe voodi kohta hinnang. Aga võt see padi ei ole kõige nagu mõnusam. Kuule, aga me peame kohe liikuma hakkama ka. Aga mina magan. Nii, et lastel oma tuba. Seekord siis meil oma tuba. Lapsed saavad rahulikult siin oma multasid vaadata. Ja kõigil on rahulikum. Aga selline ta siin on. Nüüd siis kolisime sisse. Vahetame riided ära ja liigume Tšehhi poole kohtuma Toomasega. Tema siis kutsus täna külla. Lähme vaatame siis üle Tšehhi Luxone kontori
siis peale seda lubas ta viia meid vanalinna, näidata kohalikku siis elu ja viia ka õhtul välja sööma. Ei, me vahetab riideid. Okei. Okei on ju. Jumala harjud ära sellega. Oi. Nii. –31 kraadi on vesi. Vist 2 kätt peab panema peale vaata. Tere! No nii, täna on mega ilus ilm. Siin tohib filmida või? Muidugi. Ootame! Vaadake, kui kiire ma olen! Mitu meetrit see on? Nii, me oleme siis Loxone kampuse spaas. Siin on siis välibassein, kus on siis tegelikult see vesi, mis siin on põhjavesi ja siia pannakse minimaalset kloori ja soojendatakse siis maa sees tuleva soojusega. Nii et siuke energiaefektiivne lahendus. Siin on siis saunad, siin on puhkeruumid, siin on 2 sauna, siin on siis puhkeruumid ja all on ka jõusaal, et saab soovi korral jõutrenni teha. Nii, õhtul lähme siis siia samasse restorani. Selle puu taga on siis restoran, see on siis restorani alakäik. Seal on siis suur auditoorium. Sealpool on ladu, logistikakeskus. Ja siin all on sellised kardinad on ees. Need on siis klassiruumid, kus siis viiakse läbi koolitusi. Issi, aga kas seal on ka üks saun või? Seal ei ole. Näe, ma näitan korra. See restoran on. See mingi puidust asjad. Paistab. Restoran ka. Nii, inimesed juba istuvad. Naudivad ilma ja söövad. Vot, nii et saigi kiire ülevaate. Nii, lähen siis vaatan, näitan ka, kus on siin saunad. – 85 kraadi saun. Siin on 60 kraadi. On päris niiske. Mis korralik. Aura. Vau. Mõnus nagu Türgi saun. Kuule, sa kõrval saunas käisid või? Lähme sinna. See on ikka nagu... Anna mulle korra see vetik. Rätiku saab siit. See tuleb pepp alla panna. Ja näitan korra, mis siin on. Siin on siuke mõnus sisehool. Saab lamada. Ja siin on siis selline puhkeruum, vaikus.
Ülikoip või? Sinna. Okei, panen kinni. No nii. Henri ei jaksanud ära oodata, kuni tuleb meie söök. Hakkas sööma. Tellis Margarita pitsa oma. Oota, ma räägin ennast. Nii, räägin. Igatahes, me oleme ju siin lauas, kus me nagu näeme, kes sisse tuleb. Ja umbes minu vanused lapsed tulid siia nagu reaalselt ilma panemateta. Nad kaks sõpra, kaks poissi, on ju, tulid siia restoraani ja nad söövad siin pitsat. Samal ajal meie eestlased, lapsed on ju, me ei saa isegi Burger Kingi endale lubada. Ja nemad saavad siin 5 tärni, ma ei tea, söögikohas endale pitsa osta. Me ei saa samal ajal isegi kiirtoidu kohas endale midagi. Nii on jah. Aga ei ole meie oma. Tellisime omale Cesari salati, mina siis endale. Helen võttis salati. Siis me võtsime ühe tartari, siis võtsime, Bella võttis lihtsalt friikat trühvlikastmega ja siis mõned joogid. Nii et loodame, et toit tuleb kiiresti, et saaksime ka näidata, mis me tellisime ka visuaalselt. Aga ma näitan ka seda restot, teen väikse ringi. Nii, Bella, lase mind ära. Mina sõin siin. Mega ilus vaade. Selline baarilett on siin. Siin on need 2 kutti, kellest Annabel rääkis. Siin taga on siis kohalikele valik. Joogivalik. Söök tuli. Tuli või? Nii, nüüd lähme vaatame, mis me sööme siis. Siin tehakse siis piitsat. Mis see on teiste palju? Sa teed siis piitsaringi. Siin ei ole keelatud filmina. Aga see on siis salat. See ongi munad. Minu salat, Heleni salat. Sellised siis beef tartar. Veel üks sai või? Okei. Bella, milkat. Tellisime garlic breadi ja see on sama asja. Okay. Nii et saame korralikult süüa. Bon appetit meile. Nii, õhtusöök söödud. Mõnus muusika ja valgus. Nüüd lähme siia Experience Zone'i. Võib olla. Loodame, et see on lahti. Musu. Lähme koos. Nii, tõesti ära. Teeme nüüd. Lähme. Wow. Selline Loxone muuseum.
see Loxone süsteem. Filmin siitpoolt. See on siis kogu Loxone tootevalik. Alates Andorist lõpetades miniserveriga ja audiolahendustega. Aga natuke ajalugu. 2009 aastal siis oli selline miniserver. 2010 selline, 2011 tulid laiendused ja siis samal ajal 2009 oli siis iPod või iPhone. Tesla Model S tuli 2012 aastal ja Raspberry Pi 1. Samal ajal tuli siis Loxone Relay Extension 2012. 2012 tuli Modbus Extension. 2013 tuli droonid, 2014 tuli siis miniserver Go, SmartSocket Air, Airbase Extension, Air Controller. 2015 siis Touch Air ja Valve Automator. 2016 leiutas Apple AirPodsid. Ja 2015 aastal muide korral hakkas tegelema ka Loxonega. 2016 veel rida tooteid. Issi, oota ära näita seda. 2017 tuli Spin. Ja 2016 sündis ka Annabel. 2014 ja 2016 sündis Henry. Ja aitäh, et sa Annabel. 2017 tulid valgustid, siis kena koodipaneel, laiendus RGB ja siis kardina juhtimismoodul. 2018 tuli Tree protokoll, 2019 5G, 2019 siis Loxone valvesüsteem, 2020 tuli koroona, 2020 tuli audioserver, 2021 tuli Loxone kõlar ja intercom. Mis asi see on? Ja siis need AirPoldid. 2022 tuli siis Power Supply ja Touch Flex. 2022 suri Elizabeth kuninganna teine ja 2023 siis AC Air Control. Nii et selline ajajoon Loxone poolt. Lähme vaatame sinna, lapsed. Mida mul ka vaadata? Tulge vaadake seda. Oh, mis see on? Ma tahan spinni. Vaadake seda korra. Ja ma spinni. Nägid või? Oota, aga tulge siia. Siin on veel üks äge asi. Milleks see on? See on Loxone valgustid ja helisüsteem. Seiske ja kuulake siin niimoodi. Vaadake seda. Ma on pimedaks siin. It's too bright for my eyes. Siin üleval on kõlarid, Loxone omad. Ja need on Loxone valgustid ja Loxone tehnoloogia, mis muudab seda valgusti värvi. Okei, bye-bye. Isiks ma võin seda katsuda. Ei, ära katsu kätega. Nii et selline kiire ülevaade sellest Experience Roomist.